Martin Laas, esimene laager on detsembrikuust juba selja taga, praegu oleme siin Hispaanias hooaja teises laagris. Kuidas on ettevalmistus hooajaks üldiselt möödunud? Üldiselt on läinud kõik ilma viperusteta ja olen saanud teha kõik oma plaanitu ära ning ma arvan, et üldse, et kõik see koondise pande, kes me siin 11-12 meest on, et kõigil on see ettevalmistus sujunud, et Portugalis ja sai kõik ilusti tehtud plaanipäraselt ja nüüd ka siin Hispaanias on need nädal-poolteist kõik olnud nii, kuidas peab ja et kõik on tehtud. Ma arvan, et tuleb hea hooaeg ja loodan, et see ettevalmistus on mõjunud hästi. Olete saanud ka üksmeelt võib-olla selle arvelt parandada? Jah, kindlasti, et eks ma ole varem kõik välismaal koos olnud ja varem kõik koondises sõitnud, aga ei, siuksed laagrid on kindlasti siukest rohkem ühtsust ja üksteise tundmist. Hooaja avastardid ei ole enam kuigi kaugel, et millal on esimene võistlus? Esimene võistlus on 14. veebruar. Nime ma täpselt ei oskagi öelda, see on Lõuna-Prantsusmaal, Côte d'Azuri regioonis. Siis tuleb kohe üks teine ööpäevasõit otsa ja siis tuleb üks 3-päevane tuur. Ja peale seda on juba kohe järgmine vahetus on ta üks tähtsam sõit Prantsuse karikas, et seal võiks juba enam-vähem liikuda, aga kuigi see on suht raske, et mulle see päris ei ole, aga eks näis. Mis ajaks plaanid hooaja esimese vormitipu sättida? See võikski jääda kuskile märtsi ja aprilli sinna kuusse, et siis on tähtsamad sõidud Prantsusmaal ja suht sobilikud ka mulle, et peale seda esimest Prantsuse kariketappi ongi siuksed vähe siledamad ja eliidi kategooriaga sõidud, et need on vähe tähtsamad ja et loodan olla selleks ajaks kenasti vormis ja tulemus seal teha. Ei saa mainimata jätta ka suvel Tartus toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi, mis on siis sama trassi peal, mida on varasemalt sõidetud Tartu GP ja Tour of Estonia raames. Millise eelise võib see võidusõidul anda? Teadupärast on see ring üsna salakaval. Kindlasti mingi eelise annab, kuna 2 aastat ma olen seda ringi juba sõitnud ja kui see aasta õnnestub Tour of Estonia peale saada, et siis on neid ringe seal omajagu juba tehtud ja rada on kindlasti raske, aga eks see EM-i raames tuleb see teistsugune sõit ka kui muidu, aga ma arvan, aga eks see näha ole ja muidu rada ise on enam-vähem sobiv, et midagi siukest ülirasket seal pole, et kõik on seal võimalik, ma arvan. Millised on hooaja eesmärgid üldisemalt? Üldisemalt ongi Prantsusmaal karikatappidel hästi ennast näidata ja kodusel Euroopa meistrivõistlusel tulemust teha koondisega ja miks mitte ka Tour of Estonial ja et need oleks siuksed suuremad eesmärgid ja kõigi nende toel järgmine aasta mõni profileping alla kirjutada ja siis oleks hooaeg väga õnnestunud. Edu ja ootame siis häid uudiseid! Aitäh!